aitäh kõigile, kes minuga koos said teise koha, et võitu meil ei tulnud ja siit ikkagi spordi alustalad ma vaatasin, kuidas reageeriti teistele, kolmandatele ja esimestele kohtadele, siis õnneks veel ei ole suudetud seda väga palju ära lõhkuda, sest spordi alustalad on ikkagi võitmine, teine koht, kolmas koht ja neljas koht. Seda tuleb ilusti nagu seedida, aga need on spordi alustalad. Ja aitäh teile kõigile, kes te jooksite siis täna minuga koht. Väisisid ära ka? Algus on raske ja pärast läheb vedama, et mootor on juba 60 aastat töötanud, nii et selles mõttes saab käima küll, jah. No nii, noored, tegelikult teeme just täna niimoodi, et mängime maha video. Võib-olla te olete seda videot nagu näinud, aga natuke nagu vaatame, et millise mehega meil siis täna tegemist on. Et ole hea, Rene, paneme käima, kuulame siis ja vaatame. Calgary taliolümpiamängud, suusa kahevõistlus ja Eesti vakendes tuled ei kustunud. Need märksõnad kuuluvad Allar Levandi juurde, kes Calgary taliolümpiamängudel aastal 1988 võitis pronksmedali ja laulva revolutsiooni ajal tähendas see pronks eestlastele palju enamat kui lihtsalt medal. Oli aasta 1988 ja Eesti tolle aja üks populaarsemad sportlasi Allar Levandi võitles Calgary taliolümpiamängude viimasel päeval olümpiamedali eest. Suusahüppevõistluse lõpetas Allar 4. kohaga ja medal oli vaid 9 sekundi kaugusel. Eesti aja järgi öötundidel enamus eestlasi ei maganud ja elas kaasa 15 kilomeetri sõidule, kas tuleb medal või mitte. Olümpiavõitjaks tuli šveitslane Hippolyt Kempf, australase Klaus Schulzenbachi ees ja siis uhkes üksinduses sõitis end pronksmedali meheks Allar Levandi. Laulva revolutsiooni aastal tähendas eestlastele see pronks oi kui palju. Põhiline asi oli mitte tugevasti alustada ja alustasin rahulikult ja siis kui oli ikka veel raske, siis oli lihtsalt ei jäänud midagi muud üle, kui hakata vajutama maksimaalselt. Ja see oli maksimaalne, mis ma üldse antud momendil suutlik mõnes. Aasta lõpus kuulutati Allar Levandi ka 1988. aasta parimaks meesportlaseks. Kõiki säravaid Eesti taliolümpia hetki saab vaadata Postimehe veebist, aga te olete, mis tunne oli siis vaadata praegu ja kuulata ja ma olen muidugi neid tuhandeid kordi pidanud vaatama ja rääkima rahvale ka. Jaa, et aeg-ajalt on ikka näidatakse neid asju ja ega asi on tehtud, ega sellest ei pääse, nagu eestlane on üldiselt tagasihoidlik ja ta ei taha ka mina seda nagu üleliia nagu rõhutada igal pool, kus ma käin, aga mis on tehtud, see on tehtud ja ega nagu häbi ei pea tundma. Noored, kui palju teie üldse vaatasite Milano Cortina taliolümpia mänge, mis nüüd veebruaris olid? Tõstke käsi püsti. No ikka vaatasite? No väga hea, väga hea. Kuulge, aga te olete hästi palju küsimusi mulle saatnud. Ma ise ei hakka küsimusi välja mõtlema, sellest, et mina küsin võib-olla hoopis teistmoodi kui teie ja te olete saatnud palju küsimusi ja muuseas väga asjalikud ja Allaril ma arvan, et on väga huvitav ka vastata. Oota üks moment, jah, et ma teen väikese siukse, et esiteks räägime, mis siin on. Mis siin on. Hakkame siis kõige tähtsamatest asjadest, millega ma praegu tegelen, ma pean mesilasi ja siis ma tõin teile kooli õpetajate tuppa panemisele, kes tahab maitsta, siis see on minu mesilased. Marko, aitäh sulle, hoolitseb, et siis see läheb. Jaa, super. Teine asi, te nägite seda meest seal, kes hüppas, kellel oli oma kommentaarile ütlen, et väga halb diktsioon. Mõmises võib-olla oli see mikrofonide viga. Aga siin on need hüppesuusad, millega seal hüpatakse. Ja te võite pärast neid katsuda. Ma teeks nüüd lahti ka. Siis te saate nagu aru, mis asi see hüppesuus selline on, millega siis hüpatakse. Ja kaasajal on siis 254 meetrit hüpatakse selliste suuskadega. 254. Ja õhus ollakse kuskil 6-7 sekundit. Ja see on päris mõnus tunne. Ehk siis siin on nüüd need suusad, mis
mis on siis sellised. Ja niimoodi siis hüpatakse, jalad laiali ja siin vahel lendad. Ehk siis niipidi. Hops. Siin ei ole klambreid peal, need on suht vanad, need on mingisugune, ütleme nii, et 30 aastat vanad vähemalt. Aga enamjaolt ei ole mitte midagi muutunud, hüpatakse ikka sama rasketega või natukene on muutunud see, siis saate neid asju siin pärast näppida. Siis teine asi, mis, et sa näitasid ära, et ma võtsin ühe pildi ka, et see on see sama pilt, et te usute ikkagi, et ma olen hüpanud, aga las see olla, aga see oli ära juba. See ei ole nüüd nii väga tähtis asi, aga vanasti oli niimoodi, et spordis olid nagu tasemed ja siis hakkas peale siis, ma ei mäleta kust, aga Esimene järg tegelikult oli... Esimene, teine järgud ja siis oli meistersportlane, meistersportlase kandidaat ja siis oli meistersportlane ja siis oli rahvusvahelise klassi meistersportlane ja siis oli veel teeneline. Suurmeister. Ühesõnaga, siis anti siukene punaste kaantega asi, vanasti nõukogude ajal olid, kust mina pärit olen ka sündinud, siis kõik asjad olid punaste kaantega. Et ma ei tea, partei piletid ega. Kõik oli punaste kaantega. Aga see on siis see kõige tähtsam. Ja siis võt see kolmas koht, mis seal oli, siis anti siuke medal, et me laseme võib-olla selle siis ringi, eks ole, samal ajal kui siis kui me kuulame. Kui sa vastad küsimustele. Või vastame küsimustele, jah. Nii et... Lase saata. Aga siis... Ma panen teisele poole. Nii, aga siis, ma ei tea, laske siis... Nii, paneme siis... Kui raske see olümpiamedal on ja siis on see, siuke autasu. No nii, tegemist nüüd on. Võtta. Nii, ja nüüd küsime siis. Ja Allar vastab, et 6. C-klassi küsimused. 6. C, tõstke käsi püsti. Oot nii, teie küsimused. Millal oli su karjääri kõige raskem hetk? Jah, kõige raskem on lõpetada, ega sport, kui lõpeb ära, siis on nagu üks elu on läbi saanud. Ja see, et sa oskad ainult teha oma sporti ja pärast astuda ellu, see on kõige raskem hetk tegelikult. Siin on küsimus olümpiamedal, kas on teie käes, tegelikult on hoopis teie käes, noored, see nädal käib siin ringi, see on näha meil. Järgmine küsimus, milline on sportlaskarjääri kõige emotsionaalsem hetk olnud? No eks see sama ongi, see, mis siit jooksis, et selle oli eelmes hästi raske periood selles mõttes, et hüpped ei tulnud välja hästi, aga siis see nagu see tasu selle eest oli siis, on siin, mis käib ringi siin praegu. Kui te saaksite noorematele midagi soovitada, siis mis see oleks? Elage elu, nautige iga elu hetke, nautige oma vanust. Täna te käite 5.–6. klassis. Iga hetk elus on elamist väärt ja ei ole vaja ette rutata, ei ole vaja jääda igatsema vanu aegu, mida tihti vanemad inimesed meie ajalised hakkavad tegema, meil omal ajal stiilis. Aga elage ja nautige ja silmad peavad särama igas asjas, mida te teete. Kes on olnud teie kahevõistluse iidol? No vot ei mäleta, kes oli iidol, aga ega vist ei olnudki, et kui niimoodi meelde ei tule, siis järelikult polnud. Mis on teie lemmikvärv ja miks ning lemmiksöök? Värv on sinine ja must ja valge. Selge see, et Eesti lipp ja sinine on värv, mis mulle meeldib, sobib niisugune heledam öösõna, sinine. Ja söögiga on niisugune lugu, et tuleb erinevatel eluperioodidel, ma võin öelda, sest ma olen nüüd
60 aastat siin mootor on mul töötanud, elanud, et see maitsed on täiesti erinevad. Ma toon ühe näite kunagisest lemmiktoidust, kui me tulime koolist koju, jalutasime, siis me pidime alati ostma poest, see oli Männipood, see oli Mustamäel, siis me ostsime ühe sidruni saia, ehk siis sidrunipatoon oli selline sai. Ja siis ostsime limonaadi, praegu seda limonaadi müüakse ka peale limonaad kirjutatud. Täpselt samasugune oli. Ja siis, kui me läksime koju, siis me sõime seda ja jõime linksi peale. Tänaseks öeldakse väga ebatervislik, aga see oli selline hästi lemmiktoit oli tollal. Andis energiat. Nii, me vaatame neid suuski siin ja küsimus on, et kuidas on võimalik õhus nii kaua lennelda ja tasakaalu hoida? See on nüüd füüsikaseadused, eks ole, et kuidas lennuk läheb lendu nii kiiruse pealt ja tiibade kandepind, nii on nendel on ka, nad on laiad, penikese suusaga ei saagi hüpata, et see kandepind on väike õhk. Ja kui sa suusa hüppetornist siin nägite lendad välja, siis see kiirus, seal oli kuskil meil 90 kilomeetrit tunnis, täna suurtelt mägelt hüpatakse 100–105 kilomeetrit tunnis kiirusega, lendad sa välja ja siis see õhk, mis seal vastu tuleb sulle, siis see hoiabki suuski üleval ja siis sa saad sinna suusale niimoodi peale ka sinna vahele trügida ja see on siuke, seda hakatakse harjutama väiksest peast, see ei ole kettaheiteid, mida sa võid hakata 18 ja 20-aastaselt tegema, vaid seda on vaja kogu aeg nagu harjutada, siis sul on julgus minna järjest kõrgematele mägedele. Ja hüppemäed on meil Tallinnas, siis on Elvas ja siis on Otepääl. Ja on olnud ka Viimsis on olnud, Rakveres on olnud niisugused väiksemaid, Võrus on olnud, et on neid hüppemägesid Eestis, nii et sealt saab alustada alati. Küsimus, miks tänapäeval sportlased mängivad oma võistluskombedega, kui nad teavad, et neid kontrollitakse enne starti juhuslikult ka peale hüpet? Me tuleme jälle selle spordi juurde tagasi, sest spordis, kes teevad sporti, saavutussporti, harrastusspordist ma täna ei räägi, me võime seda eraldi lahata, aga kes teevad saavutussporti ja tippsporti, siis seal on üks element, mis on kõige tähtsam asi, on saavutus. Ehk siis sa tahad olla teistest parem. Tulemus. Ja tulemus. Ja selle nimel tehakse igasuguseid valskusi. Marko teab hästi palju valskusi, mida on tehtud ja pettusi selle nimel, et võita, mis on täiesti taunitav. Kõik need dopingu kasutamised, kõik see on sellest, et tahetakse olla teisest parem. Nüüd küsimus on selles tasakaalus, et kus see tasakaal on ja see kombede saaga, millest ka nüüd meil kogu aeg on räägitud, on hüppekonventsioonid on täpselt samamoodi, et seal on võimalik hea kombega ja vähe pettusega on võimalik hüpata 3–5 meetrit kaugemale ja siis see tähendab seda omakorda, et sa oled teistest parem. Iseasi, mis maitsega see sul pärast see võit tuleb, aga selline see elukord on, et elu on mõnes mõttes ebaõiglane. Tuletan meelde, et teil on vastuta ellu, olge selleks valmis. Küsimus, kas kõikidel sportlastel on kindel toitumiskava? Jah, just nimelt, üks ütles, et ei ole ja kõik on hästi erinev, nagu ma ütlesin, mina sõin mingil perioodil saia, täna ma ei tohi nagu praktiliselt üldse süüa või hästi vähe, et nagu püsida mingiski vormis. Et teatud erinevatel eluetappidel on erinevad menüüd, sportlased vastavalt oma treeningtsüklitele siis söövad kas siis süsihapp, süsivesikult rikast toitu või siis kergemaid toite, näiteks suusahüppajad praktiliselt söövad nagu jänesed ainult kapsast ja hästi väikestes kogustes, sest nende, näiteks kui suusahüppajatest rääkida, mina olin 2 ma pidin suusatama ka, mul pidi olema jõud rohkem. Aga need tavalised suusahüppajad, keda te olete ka näinud, siis nende pikkuse ja kaalu vahekord
on 15, mis tähendab seda, et kui sa oled 1,80 m pikk, siis nad tavaliselt kaaluvad 65 kuni 61 kuni 65 kilo. Et nad on sellises vahekorras. Ja see on kõik selleks, et tõus oleks kergem olla. Nii et spordialad on erinevad ja toitumine on erinev, nii et ei ole kindlalt kava kindlasti olemas. Millist muusikat te kuulate, kui on vaba aega? Nüüd ma kuulan vaikust. Kõik asjad on välja lülitatud, aga jälle, erinevatel perioodidel on erinevaid asju. Mina olen kuulanud, teatud perioodidel olen kuulanud sümfoonia muusikat ja teatud perioodidel olen nu metallini välja läinud ja a la Metallicad ja Rage Against the Machine'id ja sellised raskem asi. Aga selliseid, ja kui sa oled jälle kuskil tantsupeol, siis tantsupeol on tantsumuusika, et kõik muusikad sobivad, aga pigem mulle meeldib selline muusika, mis on muusikute poolt tehtud ja mis on nagu mitte AI poolt tehtud muusika, vaid muusikute poolt tehtud. Võib-olla see on natuke märk selles meloodia, vana inimene, kus on meloodia, kus on viiul, kitarr ja klaver, aga see läheb sellesse kategooriasse, et ma olen nüüd seda sorti vanem inimene, et ma räägin seda juttu. Okay. Teie kuulake seda, mis teile meeldib, aga katsuge ikkagi kuulata seda, mis on inimese loodud asju. Et see, tulles selle AI asja juurde, see on väga tore, aga see on täpselt nagu püksi pissimisega, et algus on hea soe ja pärast enam ei ole väga hea. Et ta võtab ikkagi, ta annab meile, aga see teeb meid järjest laisemaks. Ja sama, kui me räägime muusikast, siis ta teeb mingisuguseid stampasju, mis on hästi tore alguses, aga pärast sa saad aru, et sa oled ikkagi inimene, kes tahab inimeste poolt loodud asju tarbida. Väga keeruliseks. Kuidas motiveerida tänaseid noori spordiga tegelema ja nutimaailmast välja? Sport, seal on mitu asja. Esiteks, nutimaailmata me ei saa kuidagi läbi. Igal juhul teil peavad olema oskused saada aru, mis siin asjas toimuvad. Näiteks minule see asi üldse ei meeldi ja mul tuleb meelde, et mul on ta vaikse peale panemata, et ma panen vaikselt seal. Aga sellised asjad on olemas ja see on elu üks osa, et igal juhul õppige seda asjandust. Palju teile juurde annab, teeb asju lihtsamaks, ta teeb kergemaks, aga elus ei ole kõik asi lihtne ja kerge. Ehk siis selle tarbimine, ehk siis lihtsalt istumine ja scrollimine. Ma toon ühe näite. Minul on 20-aastane kõige noorem poeg, kes teeb iluisutamist. Ja siis me ükskord kodus olime ja küsisin, et kui palju sa siis nagu vahitsed. Lihtsalt nagu võtsime päris nagu ette ja siis ta ütles, et ma tegin testi. Ja siis nädal aega siis nagu elas nagu ta elas ja tal tuli ekraani aega, siin näitab ekraani aega ka, tal tuli 8 tundi ekraani aega. Ööpäevas. Ja siis tekib küsimus siis, et nagu, kuna sa siis seda sporti veel teed ja kuna sa nagu ema-isaga suhtled ja kuna sa sööd vahepeal, kui sa oled nagu 8 tundi, see ehmatas ka ära. Okei, tal on koolitööd olid ka palju, oli siin, aga hästi palju. Ma ise eeldan, et kuskil 4 tundi oli kohe kindlasti liig seal olla. Ehk siis sellel on oht olemas, aga upud sinna sisse ära ja siis, kui sa sealt ärkad, siis vaatad, et mis vahepeal kõik on mööda. Ehk siis sellel on vajadus, et te oskate seda, aga igal juhul kas siis ise oskate reguleerida ennast või siis kuulake vanemaid inimesi, kes ütlevad, et pange telefonid ära ja rääkige üksteisega juttu, vaadake üksteisele silma, rääkige, sest suhelge lihtsalt inimesega, inimeselt inimesele, sest me oleme loodud ühesugused. Et kui sa siit lähed, siis
sa võid sattuda niisugusesse maailma, mis on tehismaailm. Te peate aru saama, et sa tegid inimesed, kui see AI-l on nii palju täis, et see on tehismaailm, et see ei ole päris. Ja kui te olete Matrixi filmi näinud, olete keegi või ei ole? Vaadake, seal on hästi hea, seal oli üks päris maailm ja siis tehismaailm ja siis osad siis teadsid, mis on päris maailm. Ja tehismaailmast, aga tehismaailmas oli kihvt elada. Kõik oli hästi ilus, toit oli maitsev, söögid, joogid olid. Ja siis oli sellest päris maailmast, seal oli üks Mr. Smith, prillid olid mustad, oli agent. Ja nüüd üks päris maailma inimene sattus siis selle pitside vahele, sellele agendile. Ja siis nad istusid laua taga ja ta sõi liha, ilus suur tükk liha oli. Ja siis ta ütles, I know it's not real, but it tastes so fucking good. Ühesõnaga, ta sai aru küll, et see ei ole päris maailm, aga see oli nii hea. Et sama asi võib juhtuda siin, et sa oled seal, aga see ei ole päris maailm. Et elage päris maailmas. Elage päris maailmas. Ja just. Nii, ja siis kuuendalt see viimane küsimus. Kas teile meeldib tähelepanu? No kellele meeldiks? See on inimloomuses, kellel on seda rohkem, kellel on vähem. Kes väldib seda ja kes tahab seda rohkem või vähem, aga seda peab olema ka doseeritult, et liiga palju ei ole, siis sul ei ole midagi rääkida või midagi anda, sest me peame kõigepealt andma ja siis saama vastu. Et mõõdukas tähelepanu on alati vajalik ja sul peab olema ka sõnum, et seda nagu välja kanda, et kui sul ei ole midagi rääkida, siis parem on vait olla. 6. D-klassi õpilaste küsimused. 6. D tõstke käsi püsti. Nii, ikka on. Miks sa valisid just selle ala, milles sporti teha? Mina ei valinud. Ja sest ma hakkasin, kas oli 6-aastaselt ja 6-aastaselt tavaliselt mitte ükski laps on harva neid, kes tahavad midagi, et ma tahan, mulle meeldib jalgpalli, enamusel meeldib jalgpalli ja tahaks jalgpalli teha. Et ma ei oleks kindlasti saanud üldse spordi juurde, kui lapsevanemad mind ei oleks pannud sporti. Ja ma mäletan neid tundeid, et ma ei viitsinud treenis käia. Ma olin laisk nagu, ja ta oleks tahtnud istuda kodus, vaadata, ma ei tea, telekat, suhelda sõpradega, aga vanemad saavad aru, et sa pead elus midagi tegema ja nemad panid mind nagu sporti tegema ja siis sa saad aru, et see on ka tore, et see on ka üks osa sellest elust, et me võime oma elu mööda saada Tallinnas istudes Viru keskuses ja scrollides screeni on ju, et see on ka nagu tore on ju, aga siis sa läheb aeg mööda ja siis sa mõtled, et mis ma siis nagu siin elus nagu teinud olen ja siis tuleb välja, et see ongi kõik. Ja klassiõhtutel ka käinud paar korda. Nii et jah, igal juhul. Jah. Kas sa teeksid seda uuesti ja edasi, kui saaksid? Jah, veel kord. Jah, ma ei valiks teist spordiala, kuigi ma tegin koolis, ma tegin hästi palju, ma esindasin kooli, ma olen 3000 meetri takistusjooksus kooli esindanud, siis ma olen käinud kuulitõukes. Muidugi täna me jooksime siin, meil olid samamoodi, olid kunagi pendel teatejooksud koolide vahelised. Kadrioru staadionil koolide kaupa jooksime täie hooga ja siis olid võitjad ja olid kaotajad. Ja ma olen kooli hästi palju erinevatel spordialadel esindanud, rääkimata suusatamisest ja krossijooksudest ja kõigest. Aga muidugi, ma saan öelda, et sport on mulle andnud hästi palju ja ma olen andnud seda oma lastele edasi. Et see sport on väga tore asi, mida terve elu teha. Kui saad selle pisiku endale sisse, ta ei pea olema tippspordi pisik, minul ma sattusin lihtsalt tippsporti, aga igal juhul see spordipisik peab kõigil sees olema. Nagu
terves kehas pidi terve vaim ka olema, räägivad. Küsimus, millistes maades oled võistelnud? No jah, seal kus lund on, ega. Jah, et meie spordiala on talveala ja Euroopas enamus lumega kaetud maid, Prantsusmaad, Itaaliat, Venemaad ja Eesti ja Soome ja Skandinaavia ja igal pool, et noh, kus aga võistlused viisid ja seal tuli võistelda. Kui suured olid preemiad tol ajal võitude eest? Pai tehti, karikaid anti, siis anti niisuguseid märkmikke, need olid väga toredad, need olid sellise nahkkantega märkmikud ja siin oli seda tootis arss. Ja arss oli siis nahkehistööde üks niisugune, ma ei tea, kollektiiv või kuidas seda nimetati ja siis seal neid märkmikke, neid on päris palju. Ja meie spordiala on üldse nagu suhteliselt väikest, nüüd on rahad, aga vanasti ei olnud mitte midagi ja siis on karikad. Et lõppkokkuvõttes summad on, ja mina ei ole raha eest nagu teinud sporti, noh, kui oleks ka rahasid olnud, siis ma oleks kindlasti ka teinud, see ei tähenda nagu seda, et see raha ei ole nagu kõige tähtsam selle juures, vaid see, et sa naudid seda tegevust, et su silmad säravad, kui sa see ükstapuha, mida sa teed, et aga siit tuleb juba see küsimus, mis sind motiveeris sporti tegema? Edu ja samas ka kaotused, et spordis on võidud ja kaotused. Ja võit viib sind ülespoole, sinu emotsionaalne tase tõuseb, sul varbad isegi tulevad maast lahti vahepeal, siis see on imeline, kuidas sa hakkad muutuma. Ja siis sul tuleb maa peale tagasi kolaki ja siis on see valus ja kui sa nüüd õpid nendest mõlemast, nii võidust kui kaotusest, sest nagu elu pidi olema üks võileib, üks kiht pidi olema mett ja teine pidi seda sõnnikut siis olema. Et ta ei ole kõik ainult just ja lillepidu, sul on tagasilööke ja see ongi see, mis tegelikult motiveerib. Kui sa nagu suudad endale selle nagu, et täna läks halvasti, et mis seal ikka on? Lähen proovin järgmine kord uuesti. Et see on nagu see motiveeribki, et vahepeal läheb hästi ja siis läheb jälle halvasti, aga kusjuures mõlemad peavad motiveerima. Sa ei tohi karta kaotusi, et sa ei tohi nagu, ma ei taha enam kaotada, seda ei ole tohiks tekkida ja kui sul see tekib, siis ei ole väga hea. Igal juhul kaotus ja võit on need, mis tõstavad ja motiveerivad. Milliseid keeli sa valdad? Ma olen Põhja-Eestist pärit, siis lisaks eesti keelele meil oli ka vene keel koolides, kohe kohustuslik meil hakkas vist 3. või teisest klassist hakkas vene keel. Aga kui ma läksin ka võistkonnaga laagritesse juba liidukoondisesse, siis Venemaale reisin, siis minu oskused ei olnud väga suured, et see oli praktika ainult. Ehk siis eesti keel, vene keel, Põhja-Eesti, soome keel. Soome keelt tuli siis nagu paljudele, kes Tallinnas elasid või Põhja-Eestis, siis see tuleb nagu televisiooni kaudu tuli. Siis ma olen töötanud ja elanud 4 aastat Norras. Siis ma sain norra keele, see tuleb ja läheb ja kui hakkad rääkima jälle, siis saad aru. Ja siis inglise keel, see on alati olnud. Ja siis mingites staadiumites saad saksa keelest ka aru. Et keeltega jah, et keeled tulevad lihtsalt, kui sa satud sellesse keskkonda. Ma olen siis sattunud nii vene keele keskkonda, ma olen sattunud soome keele keskkonda ja norra keele ja need on niisugused nagu baasid ja siis inglise keelt ma käisin koolis, meil oli inglise keele eriklass oli meil ja sain rohkem sügavuti seda inglise keelt, aga jälle praktika
praktika on ikkagi see, mis nagu kui sa hakkad rääkima, siis sa jääd, siis sa ehk siis 5 keelt. Jah, nii et keeltega on nii, et mida rohkem, seda uhkem. Võiks olla jah, et sellega tulevad ikkagi need kõik see teadmised, et sa ei õpigi keeli. Mis oli 1988. aasta olümpiamängudel täissugusem kui sellel aastal? See on siis 6 A küsimused on. Jah, samaks on jäänud see, et on olemas võitjad ja on olemas kaotajad. Sport on jäänud selles mõttes samaks, selle mul on hea meel. Mis on muutunud, hüppemägede profiilid on muutunud, hüppemäed on läinud sealt, kust hüpatakse üle 100 ja 130 ja nii edasi. Meie hüppasime sellised 85 kuni 95 meetrit, et siis hüppemäed on läinud suuremaks. Meie sõitsime 15 kilomeetrit, suusatasime, siis täna nad sõidavad 10 kilomeetrit. Samas meil oli siis nõndaviisi, et meil oli üks võistlus nädalavahetusel, siis nüüd on nendel 3 võistlust nädalavahetusel, ehk siis nagu see intensiivsus on läinud suuremaks. Meil oli nagu teistmoodi, aga põhimõtted on sama, et hüpatakse, kes hüppab kõige kaugemale ja sõidab kõige kiiremini, siis see on võitja. Ja see spordiala on nagu, et sa ei pea olema igal pool number 1, vaid sa võid olla ka 3 ja 5 ja võita näiteks. Hüpetes oled 3, sõiduaeg on sul 5, tegelikult oled esimene. Sellised, et selline nagu oleks. Jah, on olemas. Kui vana sa olid 1988. aastal, kui pronksi võitsid Calgary's? 22. Ahah, see on ka, et mis tunne oli siis, kui võitsid pronksmedali? No hea, väga hea. No sellele just mõtlen, et see eellugu on ülitähtis. See emotsioon läheb järjest kõrgemale, kui sellel on eelnenud mingisugune. Ja see on just see, et ebaõnne oli algus hästi palju. Kogu see terve hooaeg oli hästi ebaõnnestunud. Ja siis sa saad selle tasu, et sa ei jäta järgi kunagi, et kui teil ka ei tule näiteks mingis õppimises midagi või spordis või ei tule, siis sa pingutad edasi ja sul tuleb see. Et see on niisugune nagu elus või see saatuses või mis iganes, kuidas me seda nimetame, see on niimoodi. Kui sa ei jäta järgi, siis lõpuks sa saad selle auhinna kätte. Ükstapuha milles. Ka õppimises. Ka õppimises, jah. Ja mina olen ka seda meelt, et ka kuidas seda nimetatakse, liikumisarvestuseks. Mina nimetan seda kehaliseks kasvatuseks, et see on täpselt samasugune osa tegelikult sinu keha harimine on täpselt samasugune nagu sinu aju arendamine. Ehk siis nagu igal juhul peavad olema mingisugused mõõdikud. Jah, kas sa teed 10 kätekõverdust ja kui sul on vaja eksamilaadsed või ükstapuha, kuidas mingid arvestused, et kui sul on mingi norm, et ma pean tegema 10 kätekõverdust või lõuatõmmet, et siis on see 10 ja kui sa täna suudad teha 5, siis ma lähen ja teen kodutöid, ehk siis harjutad, et teha ära see 10. Samamoodi me saame füüsikas, matemaatikas, ma ei tea, bioloogias, igal pool. Meil on ülesanne ja me harime oma ajusid, siis nagu füüsiline on täpselt sama. Lisaks sellele, et me õpime pingutama, õpime eesmärgi poole minema, et kõik need annavad kehaline kasvatus, ehk siis sport on väga-väga tähtis selles mõttes, et ta annab, ma vaatasin, teil on väga hea distsipliin muuseas, et väga paljudes koolides sellist distsipliini ei ole, et lapsed kuulavad ja kui antakse ülesanne, siis on kõrvad lahti ja kui on tegemine, siis paneme täiega. Egal väga tore oli teiega koos olla. Kas on uhke tunne olla eestlaste jaoks au ja uhkus? Jah, eestlaste jaoks on igal juhul. Kuigi jah, et see meie spordiala ei olnud, ma ei taha
ainult pisendada, aga ta ei ole nagu ikkagi väga suur ala maailmas, aga eestlane on hästi tänuväärne rahvas ja kes midagigi kuskil teeb hästi, siis nad on vastu väga tänulikud ja annavad sulle tagasisidet ja mina olen seda hästi palju saanud, et praktiliselt negatiivselt ma ei olegi kuskilt saanud, et ikka positiivselt. Minu küsimus, kui vana sa oled? 6.0. Nii, kus kellega treenisid? Vaat selline küsimus. No alguses Tallinnas Hüppel mäel ja siis sealt edasi, siis, kui sa nagu lähed Eesti võistlused ja siis on nagu suuremad võistlused ja siis on Euroopa võistlused ja siis on maailmavõistlused ja siis on erinevad koondised, kellega sa koos saad treenida. Mina treenisin, vanasti oli Nõukogude Liit, kui te mäletate, siis kui te ei mäleta, teie kindlasti ei mäleta, aga et siis oli Nõukogude Liidu koondis, siis kus korjati kokku kõik kõige paremad. Anti neile kõik tingimused selleks, spordivarustused, söök-jooklaagrid, ka isegi maksti palka. Ma ei tea, kes mäletab sellest ajast, siis minu palk oli rublades 140, mul oli alguses 80 rubla ja siis vastavalt tulemustele siis ma sain 140 rubla. Ma ei tea, kui palju see kellele midagi ütleb, aga ma arvan, et mu isa sai vist, seal spordikomitees ka ta sai vist, kas oli 160 või 170? Ja, kui sina said 140, siis mina mäletan, kui ema sai 90 rubla. Just, tegelikult oli see ikkagi suur raha. Arvestatavalt suur raha, jah. Mis olid takistused sinu arust, et miks sa ei saanud esimest kohta? Väga hea. Kõige suurem minu takistus on minu iseloom. Et mina ei ole läbi seinte mineja ja lõpuks, kui sa oled päris teravas tipus, siis seal on hästi üksik olla, ma ei tea, kas te saate sellest põhimõtteliselt aru, aga sa oled sina ja sinu tulemus ja see on hästi kitsaks ja kõik tahavad sind ära võita ja sa pead olema natukene suurema egoga, kui mina olin. Ja sa pead teatud hetkedel olema hästi nahaalne. Muidugi on igasuguseid variante, on ülinahaalseid, liiga nahaalseid, aga seal on jah, sellist nagu palun tänan, uks on lahti, sellist asja ei ole. Et seal on ikka päris kõva võitlus, nagu igal pool, nagu on ka tippmuusikas, nagu on tippkokanduses, näitlemises igal pool, et tipus on kitsas ja minu iseloom ei lubanud olla liiga nahaalne või ma olen liiga pehme. Samas elus on väga tore niimoodi elada, kui sa ei ole liiga egoist. Et Eestis on, ma toon teile näiteid, ma ei tea, kui palju te teate, kes on spordi jaoks loodud, kes on sellised, isegi kui nad saavad teise või kolmanda koha, siis nende peas on nad ikkagi number 1. Nad ei aktsepteeri alumisi kohti. Ja ma ei tea, võib-olla te olete kuulnud tõstja Jaan Talts, täiesti fenomenaalne iseloom olemas. Erki Noolt olete kindlasti kuulnud. Erki tuleb ka kooli meile. No, siis Erki räägib teile sama juttu. Siis Erika Salumäe, fenomenaalselt tugevad sportlased minu arust. Ja siis on teisel pool on siis nagu mina ja seal on veel nagu selliseid Riho Soon, seal traktor oli ka. Tema oli ka siuke hästi nagu nautis protsessi ja nii edasi. Et minul ei jah sellest puudu. Palju sa oled treeninud? No piisavalt, et olla tipus ja treenimisega on vaata see lugu, et kui sa tahad paremaks saada, siis sa pead teistest rohkem tegema. Ja mina kasutan hästi palju Erki filosoofiat. Omal ajal, kui me ka suhtlesime, oleme ammust ajast nagu tuttavad, siis tema ütles ka, et kui on jõulud ja järgmine päev on vaba, et keegi trenni ei tee, kõik puhkavad, siis tema kasutab ka selle päeva ära, et saada paremaks. Vastasel juhul ta ei saa teist paremaks. Ehk siis, et selleks, et olla teisest parem,
siis on vaja rohkem teha. No ma ei oska neid tunde teile siin lugeda, väga palju. No suusad on siin, on ja kuidas sa ennast tundsid, kui sa läbi õhu hüppasid ja lendasid? See on üks asi, mida ma soovitan. Aga te peate hästi väikselt peale hakkama, teil on natukene vist on hilja juba, aga jah, väikselt, see on fantastiline tunne, kui sa lendad ja oled õhu peal ja õhk kannab sind ja sa lendad üle 100 meetri. Ja ma kujutan ette need, kes näiteks naiste maailmarekord on 142,5 meetrit. Ei, 242. 242 on naised, siis tüdrukud lendavad. Ja meestel on 254. Ehk siis nagu üliväike vahe, hüppasid sama mäe pealt ja tüdrukud on väga-väga hästi hakanud hüppama. Kuigi jah, nad hüppavad 3-4 kilomeetrit suurema hoo pealt, siis nad on füüsiliselt nõrgemad, neil on natukene aeglasem tõuge ja nii edasi, see on nagu füsioloogiliselt on see nii. Aga kui sa lendama saavad, siis need lendavad väga ilusti ja kaugelt. Nii, no saan veel esitada 2 viimast küsimust, sest meie aeg hakkab juba lõpuni jõudma. Kas sa oled proovinud kunagi lumelauda sõita? Jaa, sõidan väga hea meelega. Ja kas sa oled kunagi mänginud jalgpalli? Absoluutselt. Meeldis? Kõik jalgpalli. Jalgpalli on tore mängida, vaadata ma ei eelistan teisi spordialasid, aga jah, et ta on nagu kuigi jah, ma olen jalgpallurid räägivad, et see on väga tore telekast vaadata, aga ma ise ei ole teleka eriti jalga jälgija, kuigi ise jah, meeldib mängida liiga. No nii, teeme ühe aplausi ja täname siis Allarit.